I feel so ugly. Hei vlog, it's Diana Banana. Ja mina siin Merka Perka. Ja tänane video pole isegi vlog, sellepärast et tänane video on siis kingivahetus, kus me tegime üksteisele kinke. Me ei tea, mis need on. Me käisime eile shoppamas ja nüüd me reageerime nendele. Me tegime need kingitused siis niimoodi, et iga üks tegi teisele 3 kingitust ja need 3 kingitust olid kategooriatega. Esimene kategooria oli ilu, teine oli YouTube ja 3. oli jõulud. Mis tegi selle challenge'i eriti raskeks oli see, et meil oli rahaline piir. Mitte ükski kingitus ei võinud ületada 10 euro piiri. Nii et sa võisid selle 10 euro piirides osta kas mitu asja või ühe asjaga lihtsalt sa ei tohtinud üle minna. Alla võis minna, aga mitte üle. Ja see tegi selle challenge'i vähemalt minu jaoks mega raskeks. Ja peale selle, et me ei tunne üksteist. Jaa, ma lihtsalt ostsin põhimõtteliselt selle järgi, nagu mis mulle meeldib saada. Ja siis ma nagu loodan, et sa oled enam-vähem sarnane minuga. Et nagu mitte täielik opposiit vastu inimene. Esimene kategoorias, nagu ma ütlesin, on ilu ja me käisime eile selleks shoppamas. Kuidas sul läks? Ma nii kardan. Suht raske oli ikkagi, ma ei teadnud üldse, mida nagu võtta või niimoodi. Ja minu jaoks oli, ma ei saa öelda, et see oli kõik kergem, aga nagu idee poolest ma teadsin kõige rohkem ette, mida ma umbes tahan. Ja ma teadsin kohe, kuhu täpselt minna ja sealt ma sain ka kõik need asjad. Väga hästi läks sul, siis mul küll nii hästi ei läinud ja nii kergelt. Ma olen siin Tartus kvartalis, on ju. Mul on suht raskusi nagu mõelda, mis Dianale kinkida. Nagu teada, siis Dianale meeldib täiega Boosti Blueberry plaast, on ju. Ma mõtlesin, ma tulen võtan, proovin. Äkki mul tuleb nagu siukseid mõtteid ka, et mis Dianale nagu meeldida võiks. Sa kunagi seda Blueberry plaast maitsen, nii et proovime ära. Okei, see on mega hea. Diana, sul on hea maitse. Ma jõudsin just kvartalisse. Ma lähen Trade House'i, sest et seal on minu meelest kõige parem valik selliseks asjaks, kuigi seal on hullult palju töötajaid, mis on nagu hea, kui sa nagu vajad abi. Aga kui mina tahan salaja filmida, siis ma ei tea, kuidas see läbi läheb. Nii, ma olen nüüd omadega kraba. Siin on karbikesed. Mulle jäi see silma. Siin on hinnaks 9,99. Ma kingiks muidugi Dianale selle, aga see on veits kalli. Ma ei suuda uskuda, aga mu lemmiku juukse oli väike versioon on 3,80. Ma võtan selle talle kindlasti. Ma vaatan siin praegu näomaske ja ma üritan leida midagi keskmisest hinnakastist, sest ma kõige kallimat ilmselgelt ei saa võtta, kõige odavam äkki ei tööta. Siis ma leidsin sellised. Nad maksavad siin mingi 3,90 ja see siin on niisutav ja nagu niisutavat on ikka kõigile vaja. Ma arvan, talv. Ja ma leidsin praegu sellise kätedesuvahendi, see on 1,80, natukene alla budgeti. Kui ma ei leia midagi muud, mis oleks praktiline ja mahuks sinna sisse, siis ma vist võtan selle. Meil on täpselt 50 senti üle. Ja siin on need hairpinid. Ma arvan, võtan talle need mustad. Okei, ma arvutasime just üle ja meil on täpselt 10 euri. Ma ei tea, kuidas me nii hästi saime. Ma arvan, see päris hea isegi. Sul on nii palju suurem. See on fluffy lihtsalt. Okei, palun. Minu kott on lahtine, ehk sa võid esimesena vaadata. Isa, ma olen nii närvis. Okei, ma vaatan esimesena. Nagu kotike. Ärge palun kotti vaadakest kotte ma ei ostnud, ma lihtsalt nagu võtsin kapist, mis mul on nagu Ärge diskrimineerida. 15 aastastest üle, oleme keskkonnasäästlikud ja taaskasutud blablabla. See on mitu asja. Mul on vaja seda. See on siis käte desinfitseerija ja see oli see, et mul jäi nagu raha üle, mul oli midagi vaja selle väikse summa eest ja ma leidsin selle, mõtlesin, see on nagu hullult praktiline ja nagu must olla on kole, et ta läheb ilmukku. Ja mul on väike beebi ja mul on seda koti külge vaja vaata kogu aeg nagu käsi pesta niimoodi, nagu ideaalne. Ja ma tahtsin seda ja ma nägin magasinis, olin taha ja ma ei ostnud mingi nädal aega tagasi. Oh my god. Ja ma kahetsesin. Oh my god, täpselt seda sama või? Ma ei tea, seal olid nagu, sa ostsid magasinist selle või? Ei, ma käisin Trade House'is. Okei. Nii, edasi. See oli nagu ekstra fille. Mul oli mingi 60 senti üle või 50 senti ja siis ma nagu ostsin selle raha. Läks teemasse ja neid on alati vaja. Aga järgmised asjad on nagu paremad. See on minu lemmik juukse oli ja see on nii hea, saad seda kasutada kuivadel juustel, märgadel juustel, see ei tee mitte kunagi siin tõliseks, peaaegu mitte kunagi. Ja mõtlesin selle blond on ju, kasutada juukse oli ja see lõhnab nii hästi. Mul ei olegi ühtegi sellist juukse nagu mingi tõli vaata. Päriselt või? Ei. Okei, ma olen šokeeritud. Nagu näha, siis mu juuksed on nagu heinad nagu, kas on näha, et ma õli kasutan? Ei. Okei, siis see oli nagu väga õige kingitus sulle. Jaa, ma tunnen seda lõhna, see on täiega hea. Nagu kallis, nagu parfüüm. On küll jah, see on küll hea, see aitäh sulle. Palun, ja üks asja ka. Siin on, okei. Mingi seerum, kreem ja siis mask peale. Jaa, nii äge. Mis jaamad, need peavad eriti head olema ka. Minu lemmik. Päriselt see on lemmik. See on ju fille. Aga kui palju punkte sa sellele annaksid 10 palju punktiskooris? Ma annaksin sellele 7. See on hädavajalik asi mul. Ega 10 eurist nagu 10 palju punktisüsteemis 10 ei saa. Ma olen järgmine on ju. Ma võin vist ette öelda midagi ka. No. Siin on ainult üks asi. Ma ei tahtnud sulle midagi kinkida, mida sa äkki ei kasuta, sest ma ei tea sind on ju. Sa tegid katsi kõik, Diana. Sa rikkusid ära jõulud. I feel so
ei ole, kõik on korras. Võid selle tusti välja võtta sealt. Oh my god, mis asja? Aga see on ülicute. Ja mõtlesin nagu iluteemas, nagu, et mis meiki või asju, vaata, ma ei tea. Siis nagu ehete jaoks asju on, seda on alati vaja, vaata. Sest teate, kus ma hoian enda ehteid või? Nagu need ehtekarvid, mis ma saan, ma topin sinna nagu miljon asja sisse. Ja eile, kui ma koristasin 3 korda, need samad kõrvarõngad lendasid mul voodi all igale poole. Sest ma ei hoia neid normaalses karbis. See on nagu täiega hea reaalselt. Ma poleks endale elu sees ise sellist asju ostnud. Ma annaks selle 10 pallist. Ausalt 8 lausa, sest nagu reaalselt see on ülipraktiline ja ilus. Ma olen nagu emme, ma mõtlen vaata, et nagu vajalikke asju vaata lastele. Aitäh! Järgmine kategooria oli YouTube ja see oli minu jaoks kõige raskem, sest ma teadsin, et sellise raha eest tegelikult sa väga ei saa. Ma tahtsin sulle mingit sellist varustust kinkida, nagu eluheaks mingi tripod, valgustusega, kõik on mingi mitu sotti. Kui ma ei saa 10 eest. See ei tule arvessegi, mõttessegi. Aga ma igaks juhuks ikkagi läksin Euronixisse. Ja sa said midagi või? Jaa, aga kus sa läksid? Oi, ütle veel. Aga kuidas sul läks? Halvasti. Ma arvasin, mul läks halvasti ja siis ma võtsin kaamera välja ja ma täpselt leidsin asja. Ma panen need klipid siia. Ma olen oma mehe ja oma lapse ka välja ajanud kodust ja nüüd ma olen siin Edenis Maximarketis ja ma otsin siis nüüd YouTube'i teemalist kingitust ja mul pole õrna aimugi, mis see võiks olla nagu mis mõttes, mis YouTube'i teemaline kingitus, mis nagu see peaks välja nägema. Ühesõnaga Maximarketist ma ei saanud midagi YouTube'i teemalist ja nüüd ma olen sepaturul. Ma mõtlen, et äkki siis nagu mingit jõulukampsunit äkki. Ta saab seda oma videos kanda. Siin ei ole kampsunid. Kus on kampsunid? Ma just tahtsin öelda, et ma ei leia midagi. See ei ole YouTuberi, aga samas minul YouTuberina tekivad seljavalud, sest ma olen kogu aeg niimoodi arvutis monteerid. Ja me eeldad olen äkki sama. On see ikka nagu normaalne massaažid. Ja ma just tahtsin nüüd hästi praegu taustal ka. Ära neid näite pole. Need on mega läheb, ma ei tea, kas see töötab. Samas, kas see on nagu piisavalt YouTuberlik? Läheb see kokku sellega või? Ma olen hommikul kella 11 olnud linnas ja kell hakkab juba 5 saama. Ja ma lähen nüüd lõunakas New Yorkerisse lähen. Ma vaatan, kas ma saan mingit jõulupusa. New Yorkeris ei ole jõulupusasid või? Failin täiega selles ülesandes nagu. Mis ma kingin Dianale? Jõulupesu või? Ta saaks sellega YouTube'is uusi videosid teha. Ma otsin nagu tervest poest ja siis need pusad on siin, aga see on reaalselt nagu 14 eurot. 9,99. Ongi. See läheb raudselt Dianale. Tšukene. Ma sain sellega hakkama. See võttis kõigest 6 tundi, aga ma olen valmis. Sul on jälle nii suur kott ja mul on jälle nii väike. Ai saa küll. Okei, ma avaan siis. What? See on massaaži asi ja see oli soodukaga, see oli täpselt mingi 9 eurot ja midagi sente on ja siis mõtlesin, kus sa oled YouTuber, sa monteerid ja sul tekivad õla ja seljavalud. Nii kaval! On ja täiega. See hakkab täiega lihtsalt tõlgadele. Istud mitu tundi seal arvuti taga vaata. Issand, kui kaval. Kaspar saab mulle sellega massaaži teha, ega ma ise küll ei hakka tegema. Aga pane töölest, nagu kui see töötab, lähen ostan endale, aga see oli 1 veel alles. Siin pidid olema patareid kaasas. Ei ole või? Seal oli kirjas, et see tuleb patareidega. Mul ei ole sul andega. Siis ma ei saagi teada, kui hea see on. See peaks päris kõvasti tegema, päris nagu fun. Ma praegu nagu ei tea, kui hästi see töötab, aga mitu punkti sa annaksid selle eest. Ja nagu arvestad, et see tegelikult peaks olema YouTube'i kategooria. Tegelikult see on suht möödaga nagu. Tegelikult see on päris äge. 7. Selles suhtes sa läksid jumala hästi teemasse ikkagi nagu. Enam-vähem, jah. Tee lahti see, siis ma seletan. Ma olen kõik tihbiga. Jaa, et sa ei näeks, mis seal sees on. Võid ikka vaeva ka nägema, aga niisama kingitust ei saa, Ma mõtlesin nagu, et YouTube'i teemas vaata, et nagu alati on vaja videosid teha ja siis vaata ei ole kunagi midagi selga panna. Ma ei tea, kas sul on see teema vaata. On. Et siis nüüd sul on jõulude ajal mingi bluus panna selga. Mul on samasuguse stiilis limpa jõulukampsu. Arvan, et sa oled vaata ees-suurus, seda ma tean. Jah. Aga ma arvan küll, ma ei hakka praegu juuste pärast panema, sest muidu läheb äkki elektrit täis. Ma olen nagu XSS. Mulle muidugi kõik on nagu hästi ümber. Tegelikult ma olen S, aga lihtsalt ma topin ennast nagu sisse, et ma oleks nagu hästi ümber. See oli ainuke asi, mis ma välja mõtlesin ja ma otsisin seda nii kaua. Tea, mis päev täna on või? Täna on pane kole jõulukampsun tööle selgapäev. Nagu official, ma tean, Swedbankil on mingisugune üritus, ma panin going. Ma töötan kodu üksi. Ma olen nii suur jõulude fänn, et ma lege kannaks seda. Või nagu ma annangi, ma tean. Mis punktid sa annad jõuluvanale? Kuna see tegelikult nagu ei ole konkreetselt nagu YouTube on ju. See pigem läheks nagu jõulu selle. Aga mulle meeldib. Siis ma annaks 5. Jaa. See on isegi hästi antud, ma arvan. Ja viimane kategooria meil oli jõulud. Jaa.
Vot sellega oli ka see, et ma kohe teadsin täpselt, mida ma tahan ja ma sain selle ühe asja ostetud, aga siis mul oli see, et mul on raha üle, mul on veel midagi vaja ja see rahasumma oli nii väike, ma lihtsalt ei leidnud midagi ja sellega läks mul megalt aega. Mul oli ka kusjuures, et see jõulukingitusega mul jäi isegi raha üle, aga ma ei ostnud sinna midagi juurde. Ja ma olen jõudnud kaubamajja ja ma tahangi minna kaubamajja kas Silu või Kodumaailmast, et mul on vaja küünalt. Ma mõtlesin, et mis tuleb mulle kohe jõuludega meelde, on lõhnaküünlad ja mu lemmiklõhnaküünlad on joigid. Ma pole kindel, kui palju nad maksavad, aga ma loodan, et see mahub mu budgetisse. Kodumaailmas olid küünlad otsas, nüüd me vaatame Ilumaailma, aga Kodumaailmas on alati olnud parem valik, nii et mu lootused on suht langenud juba. No eelnev 8 eurot. Ma tahtsin võtta kaneelisaia oma, mis on mu isiklik lemmik, aga seda siin ei ole, ma tean, see on alati siin üleval, aga ma ei tea, miks ma ei leidnud. Ja siin on mingi kreembrüle, see on ülihea tegelikult ja siis ma tean, et vanilja on hea. Mulle isiklikult meeldib kreembrüle hetkel kõige rohkem. Seda mul endal pole ja ma lõuki tahaks endale tosta. Te teate, et mul on küünlaprobleem. Oliver praegu raputab pead, sest mul on nii palju küünlad ei mahu kuskil ära. Need on siis mõned küünlad, mis mulle lihtsalt kappi ei mahu. Aga ma arvan, et selle see on siis 8,50, see tähendab, et mul on veel 1,50 alles. Ma tulin korra siin Eidenis vaatama siia koduekstrasse ka ja siis ma nägin, siin on siuke pleed põhjapõdraga ja see on 2,99, nii et ma võtan ühe selle. Ma ei tea veel, mis ma juurde panen. Olen nüüd Pepkos Eidenis. Ma vaatan siia lasteosakondadest tahapoole. Ma nägin eelmine kord siin ühtesid hästi ägedaid küpsise kausse või selliseid asju, aga see näeb päris armas välja. Ma arvan, et talle võiks see meeldida. Selline lumehelbekesega, siin on täheke ja siia saab piparkooke, küpsiseid, ükskõik mida panna ja see maksab 5,99, nii et me oleme täpselt omadega graafikus. Mul on nüüd 1,50 alles, äkki ma leian sellest mingi jõulukaunistuse või midagi. Kõik jällegi on nii kallis, kõik on miinimum 2 midagi. Mul on 1,50 vaja. Käisin nüüd kaubamas viimase võimalusena toidumaailmas. Ainus asi, mis ma selle raha eest sain, olid reaalselt sushi-šokolaadid. Isegi mitte mingi piparkooki, ma ei saanud selle raha eest mitte midagi. Ma ei ole sellega rahul, ma tahaks need šokolaadid ikkagi millegagi asendada. Ja ma lähen Maximas, sest ma tean, et see on hästi odav ja äkki ma saan sealt vähemalt mingi jõulukuuli või midagi. Ma tulin Maximasse sisse, siin on mitu asja, mis on alla 1,50 nagu igal pool lihtsalt. Praegu mõtlen, kas võtta selline tavaline jõulukuul, et on mingi selline lipsuke, aga see tähendab, et ta jõuluteema peaks kindlalt olema hõbedane ja ma pole kindel, äkki tal on kuldne. Nii et see kuul oleks safe'im variant, aga samas see on nagu cute ja ma võtnud see sellise kujuga. Kuidas siin piparkooke saab selle raha eest ja seal ei saa need? See on sama piparkook. Aga ma ei võta söögiasju, sest et see ei ole nagu kingitus päris. Võrrelge neid suurusi reaalselt, mul on kõik nii väiksed, see on kõik nii suured. Tahtsid midagi öelda või? Ei, lihtsalt võtta. Okei, pole vist mõttekas ma lõppu. Võib-olla näen. See oli lihtsalt filler, et ma saaks põhimõtteliselt rahasumma täis, aga mina paneks selle küll enda kuuse külge. Nii armas täiega, mul on väike Diana siukene kuulikene kuuse küljes, mis meenutab sind igal jõuludel. Nii nunnu. Ma ei tea, kas mind, aga see Maxima kuulikene. Kõik ära. Ma jätsin hinnad kõik peale, sest me praegu nagu ei peida hindasin, muidu sa vaata peidad, kui sa hingid, aga praegu see ongi nagu challenge vaata, see oli täpselt 1,49, mul oli 1,50 veel vaja täis saada. Nii täpselt lihtsalt, vaata teist asja, see oli nagu, mida ma päriselt tahtsin. Ja endale tahtsid raudselt. Jaa! Tahtsin nii väga kui Oliver ütles mulle ei, sest kui sa vaatad sinna, vaata kui palju küülem mul on, pluss mul on veel kapis. Issand, jumal. Sul on probleeme. Ma tean, aga mulle meeldivad head lõhnad. Pluss mul on üks praegu põlab ka. No nägin seda jah, aga see on tõesti hea, aitäh. Palun. See on täiega hea. Ja ma hindaks seda 10 palli 10-st, sest see on tõesti hea küünal ja mul on siin üle väga õnnelik. Isegi kui sa... ma ise ei ostaks endale seda. Sa ei osta ise küünlaid või? Miks sa ennast nii miin? Väga arva. Vaat sa oleksid isegi siis 10 palli, kui sa nagu arvestad seda jõulukuulikest Maximast ka või? Ja ikka. See käib ikka asja juurde. See on väga hea. Aga on ka nõusad. Ei saa. Oot, palun. Palun, mul on probleem, mul on vaja. Ma sain mingi kuulikas ja glitter endale ninna vist. Siin on mingi tass sees. Siin on mingi tass sees, siin on mingi tass sees, siin on mingi tass sees. Ei olegi tass. Ei olegi tass. Oh my god, mis see on? Cookie jar! Jaa! Mul ei ole! Oh my god, I love it, see on nii oluline! Ma mõtlesin, kas ma võtan just punast või võtan valget, siis ma vaatasin, et kuusk on ikka valgega. Jaa, punane oleks olnud nagu... Nagu näha, sul on köök punane. See on minu tehtud. Seda küll. Siin on veel. Jaa, üks asi on veel. Pleed. See on jõulupildiga. Oh my god, oota. I love it. Oh kui suur see on. Ma mõtlesin mingi väike äppu. See on nagu reaalselt nagu vooditekk. See on Rudolfi
on ju. pildiga, ma ei mahu ise peale. Suur Rudolf, see on väiksed Rudolf, nagu I actually love it so much, nagu ma armastan jõule nii väga, nii et sellised asjad on minu jaoks nagu yes. Ja see oli vist mingi 2,99. Kas ma annan ka 10 või? Ma arvan, ma annan 10, nagu eriti see on nii lahe, ma poleks nagu elus ise sellise asja peale mõelnud. Ma tahan ka endale sellist nüüd. Ma tahan seda küünalt enda. Ma olen osta. Jaa. Kui Oliver ei näe, siis ma ütlen jälle osta 10. Aga ma lõpetan selle video siin ära, need olid kõik meie kingitused. Meie mõlema lemmikud olid siis jõulukingid. Aga võib-olla neid ongi hetkel kõige lihtsam teha, sest praegu on jõulud ja nagu kõik kohad on neid jõuluasju täis. Ma arvan, seal on nagu otsene seos. Praegu on nii palju jõuluasju vaata osta poest, et see on lihtsalt suur valik, et võib-olla seda ongi lihtsam teha. Jah. Aga selline oli siis meie jõulukingi vahetus. Kuidas teile meeldis see video, sest minu meelest Eestis vähemalt pole keegi seda teinud. Mul oli küll hästi huvitav, nagu hästi põnev oli. Ja mulle ka hästi raske. See oli vist kõige raskem challenge, mis ma kunagi olen nagu pidanud tegema, sest sellega läks nii kaua aega ja see oli nii raske nagu mõelda. Minu jaoks nii raske ei olnud. Ma tegin kõik nagu mingi tunniga ära vist. Jaa, mul läks 6 tundi ainult. Okei, aga ma loodan teile meeldis see video. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up. Ja kui sa tahad mind follow kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu linkid on all video descriptionis. Ma panen sinu lingid ka alla, minge subscribe'iga. Praegu meil ei tule koos videod, sest me täna ei ole filmida. Meil on kiire. Aga uuel aastal arvatavasti me oleme üks nagu täiega lahe challenge, mida ma nii kardan, aga samas see on hästi exciting. Nii et kindlasti minge subscribe'iga ja pange selle videole thumbs up, kui teile meeldivad jõulud. Ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tšau! Tšau!